hoping that I don't get red box. Pull up on something that tackle be covered. The ones that be talking, the ones that get headshot. Propulsion heat and my thrusters be red hot. Just keep on shooting no matter what they got. Yo, we is not here to romance. Everyone say that it's cancer. People will say that they don't like how you play, cause they just died in your game. That shit's okay. 20 kilometers, 8. Now they ain't talking no. Teile tugevad. Täna oleme taas Audentses spordikeskuses. Teeme seljapäeva. Ja pärast proovime ka viimase harjutus. Ühe hea klassikuse rabume pallkarjutuse. Aga seljapäeva alustame plokitõmbest. Teeme kitsad ploki, siis teeme laiad ploki ja siis tuleme jõutõmbele. Siis teeme T-ball road ja teeme täna viimaseks siis palki. Palju küsida, miks ma jätan jõutõmbe väga raske harjutusse, näiteks 3. või 4. Ja miks ma kohe alguses seda tee, sellepärast, et ma tunnen, et ma lihas enda soet. Jõudu on, väga kerge on mingisugune loll vigastus endale saada, kui lihas enda soet, sellepärast ma olen alati terve elu teinud. Harjutusen blokiga, pitsad laialt, ma saan kõik oma lailihased, pitsapsid, seljad asjad tööle, enne seda kindlasti võimlemine ja ratas või sõudmine. Ja siis ma tulen alles jõutõmbele. Mõnikord ma jätan isegi jõutõmbele 4. või üldse koguni viimaseks. Mida öeldakse ka, et selleks ajaks on sul jõud näiteks otsas või sul juba kõik. Ma olen endast kõik juba ära andnud, aga tegelikult ei ole niimoodi. Jõutõmbe on üle kehaharjutus ja sa peadki seda rohkem pingutama. Lisaks blokile ja kui me teeme näiteks T-baari või antmiga lailihast, siis mina soovitan, et mitte teha klassikalist tänapäeva sulekid, sellised poolikud seeriad. Et selle asemel teeme ilusa pika seeria, venitame korralikult lailihast, et ta saaks korralikult pika amplituudi, siis tõmbame alla tagasi. Niimoodi me treenime lihase, liigese kinnitusi, et kui sa näiteks jõutõmbet teed suure raskusega, seal sa pead ju väga palju tõmbama ja kui sa ei ole harjutanud seda pikki suuri kordusi tegema ja lihast ei ole harjutanud venitama, siis seal ongi krõks väga lihtne vigastus. Sama biitsepsile. Kõige rohkem biitsepsi vigastusi tulebki jõutõmbega. Ja näiteks kõige rohkem rinnavigastusi tulebki rinnad surumisel, seepärast ei tehta korralikke suuri venituskordusi. Tehakse nii pisikseid ilusid ja krõps, nii et treenime targalt. Aga praegu lähme trenni. Nii, esimene harjutus siis blokiga. Teeme kitsad tõmbed, siis teeme laiad tõmbed. Ja mis ma rääkisin, ongi see venituse moment, et kui tuleme siia vahele, siis kõige tähtsam on see, et hoia raskus, kui tegemise ajal ja suudad hoida rinda ees, sellele paned väikse 45 kraadi nurga ja tõmbadki ennast siit. Ja kõige tähtsam on see venitus, et sa siit lasedki nii palju, et ta tunneb, et tõmbab ja venitab ilusti lailihast. Ja siis tuleme alla tagasi. Proovime vältida siukseid asju. Sellel asjal ei ole absoluutselt pointi. See tähendab seda, et raskus on liiga suur, võta heaga raskus vähemaks. Tähtis jälle raskuse number ja teistele show-offi teha, vaid tähtis on, et sa saad omale korraliku trenni, sa treenid korralikult lihast, ära vaata ümber ringi, sa tuled ise trenni. Ja lai lihasega, eks laialt tõmbega täpselt sama asi. Saame jälle seda rinna ette, rühm, nurk 45 sama. Ja tõmbad jälle siia samamoodi. Ja venitame lai lihast. Hopp. Ja kooga rindi.
ja nii, oleme jõudnud siis jõutõmbe juurde. Alustame soojaks 50 kiloga. Teeme 2 setti, 10-12 kordust saaks lihase soojaks. Ja siis hakkame kasvamisjärjekorras edasi minema ja vaatame, palju tuleb. Fun fact, kui Ronnie Coleman tegi oma 800 poundist jõutõmmet, ta tegi muide sama päev küki ka, siis mida ta kõige rohkem kahetses on see, et ta ütles, et ta tundis, et tal on vähemalt sama palju veel sees, kui ta tegi, ja ta kahtseb siiamaani, et miks ta juurde pannud, siis kui tal oli see võimalus, kui ta oli noor, tugev, nii et ärge kahetsege, pange juurde, kui jõuate, aga lihas peab olema tugev. Et saada tugevaks, nagu Coleman, nagu rammutajad, sa pead treenima lihase ka tugevaks. Lihas peab olema elastne, tugev, sitke, kinnitused peavad olema tugevad. Ja kõik tuleb step by step. Nii et sõidame. Kangile läheb sett 10. Seda 10 peale, paneme juurde, tuleb 130 ja 20, jep, 30. Miks kasutada vööd ja millal? Miks kasutada vööd ja millal? Vöö mõte on toetada siis alaselga, eriti suurte raskuse puhul, et sa ei paindu läbi, kuidas ta toetab, ongi see, et sa paned ta siit eest võimalikult kõvasti kinni, et sul ei anna siit läbi painduda, mis omakorda toetab sul alaselga. Fun fact ka töö kohta, et ei tasu osta odavaid kitsaid vöösid, tehke see investeering, ostke korralik täisnaast vöö. See siin on ostetud veel krooni ajal, 450 krooni ja see on põhimõtteliselt lifetime. Sellega võid, ma ei tea, mida teha, mida vedada. Ja kui näiteks rammumeestel alades ole ise ka, kui teed meremeest, inglis keeles on see siis joke carry, kui sul raskus on hõlgede peal, siis tihtilugu pannakse lisavööbeid siia ülesse, täpselt see rinna alla, mis veel omakorda hoiab üleval selga, et selle rasku kanda saada, et see paindub ka siit läbi. Tavaliselt
üks nädal ma teen tavalist jõutõmmet, nagu praegu, suure amplituudiga, eks tõusen maast. Teine nädal, kui on selja peal, siis ma teen pakkudelt jõutõmmet. Pakkudelt jõutõmmet, põhimõtteliselt see kang tuleb kuskil siit alla põlve. Mis ta mõte on see, et sul saab rohkem vatti alaselg ja eelkõige me treenime seda nii-öelda surnud punkti. Et kui tehakse jõutõmmet ja too näitame. Kui teeme jõutõmmet, tullakse siit ja siin kohas jäädakse alati kinni, ei jõua. Siis pakkuda tõmme mõte tegelikult suuresti ongi see, et sa aitad siit see surnupunktist üle tulla. Ja see ei tähti niisama, pakkuda tõmme, me teeme kuskilt siit kohast, natuke alla põlve. Kõik on täpselt sama nagu jõutõmme. Vorm, hoidmine, kõik on sama. Järgmisel seljapäeval me teeme pakkudelt. Täna teeme viimase seti sellega ja siis liigume edasi järgmisele harjutusele. Tehtud. Järgmine harjutus, T-bar, let's go! Ja siin on sama, laseme hästi alla, et eritame külje laili alt, et saada hästi suur pingutus kätte. Nii, proovime siis üle pika palki. Tule kinni. Palgil peab olema piitsaps tugev. Kõige parem palgi soovitus. Et küvad siit võtab põlvedele ja siis siit kui tõuseb, siis tõuseb tegelikult piitsapsiga üles. Edasi läbi põlv. See peaks olema praegu tühjates 60 ja 80 numbrid ei kulunud. Te tean vastuse võlgu, aga ma kaalustan, et see on mis 60, aga võib-olla ka 80 nii, et.